Tere taas! Kas oled kohe valmis? Jah. Täna räägime üksi olemisest. Võlusopi 28. lugu. Siira tahab kõike koos teha. Ühel pehmel pärastlõunal kõndis Luumi mööda Võlusopi väikest metsarada, korv käes. Tema kõrval sumisesid mesilased. Nad teadsid, et Luumi juhatab neid lillede juurde. Bruno onnist kostis kolksatus. Luumi läks lähemale. Ei, see ei saa üldse nii olla. Pumises Bruno kuskil laudade ja hammasrataste vahel. Kas sa ehitad jälle midagi, mis plahvatab? Bruno pistis pea onni aknast välja. Ta juuksed olid veel rohkem sassis kui tavaliselt. See ei plahvata, ütles ta tähtsalt. See lihtsalt tekitab väga tugeva mehaanilise üllatuse. Luumi muigas. Bruno märkas korvi. Kuhu sina lähed? Maikellukesi korjama. Üksi? Luumi noogutas. Bruno vaatas hetke Luumit, mõtles ja siis noogutas ka. Mõistlik. Mis on mõistlik? Vahel peab pea natuke vaiksem olema. Luumi naeratas talle tänulikult ja jätkas teed. Ta oli juba peaaegu metsaservani jõudnud, kui kuskilt kaugelt kostis. Oota! Siira jooksis mööda rada, patsi otsad hüppamas. Ma tulen ka! Ta jõudis hingeldades Luumi kõrvale. Kus sa lähed? Ma tulen ka! Miks sul see korv on? Ma lähen lilli korjama. Selge, väga hea. Näed, mul on eriline tasku kaasas. Juhuks, kui meil korvis ruum otsa saab. Siira näitas enda kleidi taskut. Luumi vaatas Siirat pehme pilguga. Siira, jah, ma vist tahaks täna üksi minna. Siira pilgutas silmi. Üksi? Aga miks peaks keegi tahtma üksi lilli korjata? Luumi vaatas korraks puude poole. Mul oli eile raske päev. Kas see on sellepärast, et konnad laulsid jälle pool ööd su akna all armastuslaule? See ei aidanud kindlasti kaasa, aga ei. Siira noogutas tõsiselt. Luumi naeratas korraks, aga ainult korraks. Mu mõtted on täna kuidagi hästi sassis, nagu juuksepusa. Ma võin aidata lahti harutada, ütles Siira kohe. Ma tean. Luumi hingas vaikselt sisse. Vahel aitab mind see, kui ma saan natuke omaette olla. Siis lähevad mõtted aeglasemaks. Siira kortsutas kulmu. Aga sa ei pea ju päris üksi olema, ma võin lihtsalt kõrval olla. Luumi mõtles hetke. Kas sa oskad lihtsalt kõrval olla? Siira avas suu ja sulges selle jälle. Võib-olla natuke? Luumi muigas. Ma arvan, et mul on praegu vaja päris vaikust. Siira ei saanud päriselt aru, aga ta nihutas end siiski sammukese rajalt kõrvale. Olgu siis, ütles ta väikese ohkega. Mine oma mõtetega jalutama. Aitäh! Luumi kõndis edasi metsa poole. Siira vaatas talle tükk aega järele. Siis pööras ümber ja läks mossitades Bruno onni juurde. Bruno istus põrandal ja kruvis midagi, mis nägi välja nagu lusika ja äratuskella salajane laps. Luumi käitus imelikult.
ütles Siira kohe. Pomises Runo. Ta ei tahtnud koos lilli korjata. Ja ta tahtis üksi olla. Nii ta ütles, jah. Siira istus maha. Aga miks keegi tahab üksi olla? Runo pani kruvikeeraja käest. Kas sa tahad teaduslikku vastust või normaalset vastust? Kas sul normaalset üldse on? Runo mõtles. Õige tähelepanek. Siira tõmbas põlved enda vastu. Kas ma olin liiga tüütu? Runo raputas pead. Ei, Lumi lihtsalt väsib vahel ära. Aga me ei teinud ju midagi rasket. Pea sees võivad asjad olla rasked ka siis, kui väljas kõik vaikne on. Siira vaatas teda tähelepanelikult. Runo tõstis ühe mutri üles. Vaata, kui mul on peas üks mõte, siis on kõik lihtne. Ta pani lauale teise mutri. Kui mõtteid on 2, saan ka hakkama. 3. mutter. 4 puhul läheb juba keerulisemaks. 5. mutter kukkus kolksuga maha. Ja siis, kui keegi samal ajal küsib, mis sa teed, kas ma võin aidata, miks see piiksub, kas lusikad tunnevad üksindust? Lusikad vist tunnevad küll, sosistas Siira. Siis lähevad kõik mõtted segamini. Siira vaikis hetkeks. Aga mulle lihtsalt meeldib koos olla. Ma tean, ütles Runo pehmelt. Kui kõik omaette lähevad, tundub imelik. Runo noogutas aeglaselt. Vahel tundub mulle ka. Siira vaatas talle üllatunult otsa. Päriselt? Aga siis ma meenutan endale, et inimesed võivad korraks omaette olla ja ikkagi tagasi tulla. Siira polnud ikka veel päris veendunud. Ta tõusis püsti ja vaatas aknast välja. Ta nägi väikest sammaldunud kännupealset. Frederik, särav sinine liblikas, istus seal koos 3 teise helendava liblikaga. Nad lehvitasid aeglaselt tiibu ja ümber kännu hõljusid tillukesed valgusosakesed. Siira nägu läks kohe rõõmsaks. Frederik! Ta jooksis onnist kännu poole. Teised liblikad ehmusid ja lendasid laiali. Siira jäi seisma. Oih! Frederik vaatas aeglaselt taevasse, kuhu teised olid kadunud. Ma vist peletasin nad ära, ütles Siira vaikselt. Natuke, ütles Frederik rahulikult. Ma tahtsin lihtsalt koos olla. Frederik nihkus kännu servale. Ma tean. Siira istus maha. Miks kõik täna omaette tahavad olla? Frederik mõtles hetke. Kas sa tead, miks liblikad vahel päikese käes tiibu lahti hoiavad? Siira raputas pead. Et tiivad puhata saaksid. Nad istusid natukene aega vaikuses. Kõik sõprused vajavad vahel väikest hingamisruumi. Kas siis, kui keegi tahab üksi olla, tähendab, see on ainult ajutine? Frederik naeratas oma aeglast liblika naeratust. Muidugi, vaata taevast. Siira vaatas üles. Pilved ei puutu kogu aeg kokku, aga nad liiguvad ikka.
aga läbi sama taeva. Siira mõtles sellele kaua, päris kaua. Siis märkas ta enda kõrval midagi liikumas. Väike tigu lohistas enda järel hiiglaslikku maikellukese lehte. Vabandust, ähkis tigu. Ma kiirustan üksi. Siira puhkes naerma. Ta sai vist aru. Vähemalt talle tundus nii. Varsti oli näha, kuidas Lumi tagasi tuleb. Tema korv oli täis väikseid valgeid maikellukesi. Siira tõusis kohe püsti. Sa tulid tagasi. Ma ju ütlesin, et tulen. Lumi istus tema kõrvale kännu peale. Aitäh, et sa lasid mul natuke omaette olla. Siira kõigutas jalgu. Kas sa nüüd tahad jälle koos olla? Kas sa said pusa lahti harutatud? Lumi naeratas. Jah. Siira mõtles hetke. Ma vist natuke sain aru. Millest? Küsis Lumi. Et vahel tahab pea vaikust. Lumi noogutas. Täpselt. Siira vaatas korraks metsa poole, aga ütles siis. Kuigi mina tahan vist enamasti koos olla. See on ka täiesti okei. Täpselt siis kostis suur mütsatus. Bruno kukkus koos mingi suure puidust masinaga otse samblasse. Kõik jäid hetkeks vaikseks. Siis tõstis Bruno samblast ühe näpu püsti. Mina lähen ka vahel omaette, ütles ta natuke hingeldades. Ja mida sa siis teed? Küsis Siira. Bruno mõtles hetke. Enamasti valesid leiutisi. Nüüd hakkas isegi Frederik naerma. Ja nii sai Siira aru, et mitte kõik ei taha kogu aeg kõike koos teha. Et vahel vajavad mõtted vaikust ja süda natuke puhkust. Ja kui Lumi lõpuks metsast tagasi tuli, oli ta ikka seesama Lumi. Ainult natuke rahulikum. Vahel on kõige parem, kui me üksi oma pusasid lahti harutame.